way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. On juba aastaid nähtud, aga kõige ägedam on tõesti see, et tundub, et meie läheme ainult nooremaks tänu Zinzinole, olgugi, et ettevõttel tuleb ka aastaid juurde ja samas oleme täiesti alguses, et nüüd on piisavalt sooja tehtud ja nüüd on aeg gaas põhja vajutada. Aga tõepoolest on kätte jõudnud jällegi uus aasta. Ma usun, et paljud on siin tegelenud mõtisklusega, mis on eelmisel aastal, eelmistel aastatel, võib-olla eelmise aasta 10 hästi tehtud. Mida võib-olla ei tahaks korrata, mis on õpitud ja mida võib-olla siis tahaks korda saata see aasta. Ja samasuguseid asju on ise siin tulnud mitmest erinevast suunast mõeldud ja üks asi, mida mulle on kunagi õpetatud, et tihtipeale tasub küsida ka seda, et mida ma rohkem ei taha oma ellu. Ma tean täpselt, et 2011, kui leidsime Viktoriga teineteist, leidis Zinzino mind, siis oli palju selliseid asju, mida oma ellu ei tahtnud ja otsisin ka mingit väljundit, et mille kaudu siis oma elu muuta. Sest nägin siin päris pikalt tavatöömaastikul olles, et paljusid asju kogenud, paljusid asju proovinud. Ütleme, et mu CV on selline nagu, ma arvan, et võistlen hunt kriimsilmaga, et igasuguseid alasid näinud ja proovinud. Ja samas nagu ei ole leidnud või siis ei olnud leidnud seda oma kodu või milles näeks nagu pikemat perspektiivi. Et tihtipeale oligi võib-olla aasta-2 olin kuskil tööl. No võib-olla vahest tuli ka paremad pakkumised, aga tihtipeale oli ikkagi selline, et see lihtsalt ei toitnud. Kas siis oli see võib-olla siis, et mentaalselt ei toitnud, võib-olla ei olnud piisavalt ambitsioonikaid võimalusi, võib-olla finantsiliselt ei toitnud. Et olgugi, et ma ei ole enda arust nagu väga selline ambitsioonikas inimene kunagi olnud, aga ikkagi mingisugune tahe nagu edasi pürgida ja areneda on ikkagi kuskil olnud. Ja samas oligi, et oli tehtud mingeid erinevaid otsuseid, oli proovitud ühte ja teist, oli seniks tehtud ka mitte kõige paremaid otsuseid, oli kaevatud endale finantsiline auk ja oli mitmeid teisi tegureid, mida ma nägin, et oma ellu väga enam ei sooviks ja midagi tahaks muuta. Ja siis tuligi see küsimus, et aga mis siis on puudu sellest, et mida tahaks oma elus, millist elu siis tahaks ja mis sealt puudu on ja lõppude lõpuks, nagu tihtipeale, kui olete kuskil koolitustel võib-olla käinud, et siin on see, kus sa oled täna, siin on see, kuhu sa tahaks minna ja see, mis sinna viib, on ambitsioon. Ja samas ma nägingi, et nendesse asjadesse, kuhu ma oma fookust ja ambitsiooni panin, need kindlasti ei viinud mind välja sellistesse kohtadesse, kus ma tahaks olla.
et ma mäletan väga hästi, kui viimane töö, mida ma kellelegi teisele tegin, oli eratreener ja mulle see töö väga meeldis, mulle väga meeldisid mu kliendid, mina meeldisin neile ka. Nad olid väga kurvad lõpuks, kui ma sealt töölt ära läksin. Aga ma mäletan väga hästi, kui ma selle kontseptsiooni loojatega käisin lõunal ja mitte, et ma oleks kade. Mulle väga meeldivad edukad inimesed, mulle meeldib kuulata nende storysid, kuidas nad midagi on teinud, kuidas nad kuhugi on jõudnud, tihtipeale on ka allamäge joostud, et võtta sealt korralik kiirus sisse nagu rulaga, et paned sealt kõigepealt allapoolde, et siis saad sealt uuest tõusust üles minna ja siis saad neid vägevaid trikke teha, millest kõik ohetavad ja ahetavad, et vau, küll sa oled vägev. Et tihtipeale ongi, et kõige suuremad tõusud nõuavad kõige suuremat mõõna. Ja siis olimegi lõunal ja seal nad rääkisid, et et meil äri läheb hästi ja ma teadsin, et mul ka läheb hästi. Mul oli kalender täis book-itud, tegin head müüki neile ja kogu aeg nad tahtsid, et ma müüginumbreid kasvataks. Olgugi, et kalender juba puupüsti täis, müügi pealt nad mulle ei maksnud, mis oli ka omamoodi imelik. Samas maksid nad ainult mulle siis, kui ma klientidega tegin trenni. Mis oli huvitav, et siis, kui ma ära tulin sealt, siis mina olin üks, kes edastas selle mõtte, et kuule, et päris nii see ei saa olla ja oli mingi pool aastat või natuke rohkem, kui siis muudeti süsteemi, et siis hakati ka müükide pealt ikkagi komisjoni eratreeneritele maksma. Ja seal, kui me lõunal istusime, siis nemad rääkisid, üks rääkis, et ma ei tea, et just vahetasin endale uue auto, et teise autoga sõitsin juba pool aastat, aga ma ei tea, mis tal seal väheks jäi, kas suurusest või oli hobuseid liiga vähe seal kapoti all, aga tahtis endale suurema ja võimsama ja parema auto. Mõtlesin, no väga tore, et tegelikult ise tahaks ka uut autot, et selle vastu poleks midagi, kui poole aasta vältel võiks autosid vahetada. Olgugi, et ma olen võib-olla selline inimene, kes rohkem kiindub autodesse ja ei taha neid nii kiiresti vahetada. Teine aga rääkis, et ma praegu ma elasin sel hetkel Soomes, et ma elan Helsingist väljaspool ja seal mul on ilus suur, ma ei mäleta, mitme 100-ruudune maja, aga nii tihti on tal vaja Helsingis tööd teha, et ostsin endale just penthouse'i Helsingi kesklinnast. Ma mõtlesin, et see oleks ka väga tore ju, et elad natuke väljaspool, ma elasin ka 20 kilomeetrit Helsingist väljaspool, ja tihtipeale sai ka Helsingis käidud tööd tegemas, et see oleks ikka väga äge, kui siis oleks oma penthouse ka. Ja siis seal omavahel nad midagi arutasid ja siis, mis nädalavahetusel teed? Ma lendan Londonisse, et lähen jalgpallimatši vaatama, et ma sain mingid VIP-ala piletid, et tuled ka kaasa või? Ja see teine omanik ütles, loomulikult tuleks, et head vutti on alati tore vaadata, on ju. Viktor teab seda väga hästi, et hea meelega läheks kuskile Londonisse VIP-i vaatama mingi Manchesteri või ma ei tea, kelle mängu nad läksid vaatama seal, on ju. Mina ei ole eriline jalkafänn, aga ma mõtlesin, et ma tahaks ka reisida, ma tahaks ka minna, sest ma teadsin, et järgmine nädalavahetus, mul on laupäev, pühapäev, on mõlemad päevad on 10 tundi täis, et nendele tööd teha ja nendele raha tekitada. Ehk ma sain aru, et minu aktiivselt teenitud tulu on kellegile passiivne tulu. Ja mõtlesin, et okei, aga kuidas mina saaks, mitte et mul oleks jällegi kade, aga kuidas ma saaks ka endale sellise situatsiooni luua, sest paningi tähele, et tihtipeale neil, kellel oli rohkem liikumisvõimalusi, oli rohkem võib-olla vabadust, kindlasti ka rohkem vastutust, aga ikkagi neil olid võib-olla natukene ilusamad, toredamad kodud, võib-olla natukene ägedamad autod, kui räägime materiaalsest poolest, on ju, kindlasti neil oli kõike muud ka. Ja oligi võib-olla ägedamad reisid kuhugi, kus nad võib-olla käisidki mediteerimas, ma ei tea. Aga igatahes ma nägin, et kui midagi tahta teha, siis tavalise töö juures väga harv inimene jõuab sinna, nii juhul, kui ta võib-olla oma tavatöö juurest ei oska veel investeerimisega tegeleda ja siis endale tekitada ka selline olukord, kus raha tekib ka siis, kui ta ei ole ainult üksi töö juures. Ja siis ma hakkasingi erinevaid väljundeid otsima, olles ärikooli läbinud Helsingis, Helsingi Business College'i ja seal kunagi tuli vastu ka erinevad frantsiisi võimalused ja kunagi, kui otsemüügiga mind tutvustati, siis ma nägin, et okei, see on nagu frantsiisi äri, aga väiksemas mooduses ilma nii suurte võib-olla riskideta, aga üldiselt
palju laiemate võimalustega. Ja noh, loomulikult siis oligi, aga mida siis teistmoodi teha. Mulle väga meeldib ühe meie mentori, keda kindlasti paljud liinil olevad tunnevad, nimelt Art Jonak. Temale meeldib näiteks, kui ta käib kellegiga õhtusöögil või lõunal, ta on ka meiega koos istunud kuskil söögilauas ja küsinud, et aga mille osas muutsid sa oma arvamust näiteks eelmisel aastal? Ja noh, seal oligi, et ka mina mõtlesin siis, et aga mille osas ma siis muutsin oma arvamust. Ma sain aru, et selle elustiiliga, nende töökohtadega, mis mul oli senini olnud, olgugi, et olen olnud seal poejuhatajana ja pooleldi eraettevõtjana ja nii edasi, aga need ikkagi ei ole olnud sellised väljundid, mis oleks viinud mind õigesse suunda ja loomaks sellist elustiili, mida tahaks veeta. Aga nüüd, olles 14 aastat Zinzino äris olnud, siis ikka ja jälle, kui me tahame areneda, siis jällegi, olgugi, et meil on võib-olla mingid teatud arusaamad teatud asjadest, siis ka siin on hästi oluline, et me ikka ja jälle küsime, et aga mille osas me muutsime siis oma arvamust. On see siis Zinzino või mingite muude asjade osas. Sest kui me jätkame kõike samamoodi, nagu me tegime varem, siis ega me kuskile mujale ei jõua ka. Ja sellepärast olen ka ise siin aastavahetusel enne seda juba ja siin esimeste nädalate jooksul mitmeid oma asju, mida ma olen siiani teinud, hakanud teostama teistmoodi. Ja ma soovitan seda küsimust lihtsalt huvi pärast, et kirjuta see endale mõttesse üles, kirjuta see endale paberile üles, küsige näiteks oma tuttavatelt, et aga mida nemad on võib-olla, mille osas nemad on muutnud oma arvamust. Näiteks oma töö puhul, kuidas nad oma peresuhteid, sõprussuhteid arendavad, oma heaolu, tervis, liikumine, on seal enesearenguga tegemist. Ja sellest saab, ma arvan, et väga huvitavaid jutuajamisi, väga huvitavaid vestluseid. Aga no, üks asi, milles ma kindlasti, see oli aasta 2009, kui esimest korda mulle otsemüüki tutvustati, mille osas ma kindlasti muutsin oma arvamust, oligi see, et ma olen kindlasti roninud väga vale redeli otsas. Ma ronisin redeli otsas, mis tavaliselt kestabki, mitte ma ei ütle, et see halb oleks, aga paljud inimesed ronivad meil 40 aastat teatud redeli otsas, teatud karjääre ehitades, keskelt läbi 40, 50, 60 tundi nädalas. Mina ehitasin või ei ehitanud äri, aga tegin oma eratreeneri tööd tihtipeale ka 90 tundi nädalas. Noh, kui teha enda jaoks 90 tundi nädalas oma äris, see on teine asi, aga tehes seda teistele, no 2012 alguses mina lõpetasin selle väikse burnoutiga. Ja sel hetkel tuligi otsus, et kas siis vajutada rohkem gaasi Zinzino osas või pöörduda täiesti oma tavatöö juurde. Õnneks tegin õige otsuse ja mõne kuu pärast vallandasin oma ülemuse ja sellest 2012 aprilli keskelt olen olnud täiskohaga Zinzino ettevõtja. Sest kui mulle räägiti sellest 40-40-40 nii-öelda skeemist, siis mõeldes sellele, et teha 40 tundi, 40 aastat kellegi teise heaks, teostades nende unistusi, tehes neile tööd, ja siis, kui sul tulevad nii-öelda need kuldsed ajad, kuldsed päevad, sa hakkad teenima 40% sellest, millega enamus tänapäeval ei saa hakkama. No need on minu arust väga-väga piiratud võimalused, et kuidas midagi teha, kuidas oma elu siis lõppude lõpuks rakendada ja kuidas sellest kõigest nautida. Ja kui oligi, kui ma õieti mäletan, siis oli lõppude lõpuks Örjan Seele ehk üks Zinzino ettevõtte asutajatest, kes siis küsiski minult, et aga Margus, et aga kui sa teeksid 10 aastat, 10 tundi nädalas järjepidevalt tublit tööd, siis mis oleks, kui sa peale seda süsteemi järgides võiksid teenida 10 000 eurot kuus? No, mõeldes sellele, et ma teenisin oma parimatel kuudel eratreeneridna mingi 3500–4000 eurot kuus. No, sellega ma sain oma arved makstud, väga mingeid unistusi ei saanud täidetud,
aga mõeldes siis kuldsetele päevadele, et siis ma teeniksin 40% ainult sellest, millega siis ma ei saanud korralikult hakkama. Ja isegi täna Eesti elu peale mõeldes, siis selle rahaga ei elaks ära, on ju. Või vähemalt mitte väga oma unistuste elu. Siis jah, see 10 aastat, 10 tundi nädalas tundus kuidagi huvitav. Ja üks teine minu mentor ütles, et ta sööb oma mütsi ära, kui see peaks niimoodi minema, et ma tõesti 10 aastat, 10 tundi nädalas teen ja kui ma ei jõua 10 000 euro sissetulekuni. Ja nagu me teame, meie ettevõttes on paljud jõudnud sinna väga-väga palju kiiremini. Minu teada Eestis kõige kiiremad, kes on jõudnud selle sissetuleku tasemeni, on circa aastaga, alla aasta. Ja lõppude lõpuks sellel redelil, mis meile siin on pakutud, ei ole piire. Keegi ei kirjuta sulle otsa ette, et näe, sinu taust on see, sinu koolitus on see, sinu rahvus, usk, mis iganes on selline. Sa oled mees või naine, et näe, siin on sinu piirid. Ei, igal ühel on võimalused minna nii kaugele ja ehitada endale just nii väike või suur äri, kui nad ise soovivad. Ja no, siis oligi, et mina tahtsin kindlasti, tervis on alati mulle olnud oluline. Vaba aega kindlasti, tehes 90 tundi nädalas, siis see, et hommikul kell 6 ärkad üles, lähed kellegiga metsa külma ilma käes jooksma, see ei olnud mulle kõige ahvatlevam teema, siis tehes higises omamoodi aroomidega jõusaalis terve päeva tööd, jõudes kell 11 koju, siis kiire söök, kiire uni ja jälle kell 6 järgmine hommik tööle. See ei olnud nagu selline, et mul on nüüd piisavalt vaba aega või saaks nautida sellest, mida ma oma tööga siis teenin. Kindlasti mul on alati meeldinud reisimine, seda tahtsin rohkem, ei olnud väga palju siiani reisinud. Enne Zinzinot ma olin oma elu jooksul reisinud, ma arvan, circa 10 erinevas riigis. Enamus kõik siin lähiriigid. Ja tänu Zinzinole siin viimase 14+ aasta jooksul ma olen oma jalaga katsunud pluss 50 erinevat riiki. Ehk jällegi võimalused on palju laiemad ja ka selles mõttes, et ma võin oma tegevust jätkata ükskõik kus kohas. Et mulle endale meeldibki see, et ma ei lebota ainult kuskil mitu nädalat kuskil palmi all, vaid ka see, et ma võin teha midagi samas. Et see sobib mulle palju rohkem. No sel hetkel, kui ma mõtlesin otsemüügi peale, ma veel ei olnud väga sotsiaalne. Mul võttis aega ennem, kui mulle inimesed hakkasid meeldima, et ma ei olnud võib-olla kõige selline parem inimene alustamaks inimeste äri, aga vaikselt olen õppinud, et õiged inimesed on väga toredad ja läbi Zinzino olen kohtunud siin väga-väga ägedate inimestega ja saan aru, et on väga-väga palju toredaid inimesi tegelikult maailmas. Ja loomulikult sellele kõigele arusaamale on aidanud kaasa ka isiklik eneseareng. Et see oli mulle üks väga suur võtmekoht, et kõik see, mis oli siiani mulle pähe programmeeritud, et sellest lahti saada ja panna midagi natuke targemat oma pähe. Olgugi, et ma mäletan, kui ma koolist lõppude lõpuks välja astusin, siis ma mõtlen, mitte kunagi ei võta enam ühtegi raamatut kätte. Aga võta näpust, nii tihti olen öelnud seda, et ma mitte kunagi mitte midagi ja alati see on nagu saaks raamatuga vastu pead, sest varsti see tuleb sulle kätte. Et see on muide väga-väga hea, et kui sa ütled, et ma mitte kunagi ei taha miljonäriks saada, proovi, järsku läheb täide. Et on see siis tervisemiljonär, on see rahaline miljonär, mis iganes. On see, et sul on kontakte võimalikult palju, ütle iga päev endale, ma mitte kunagi ei taha miljonäriks, siis arvatavasti see varsti paneb sulle jalaga takka, nii et vähe pole. Ja muidugi, kui teha mingit tööd, siis tahaks ju, et ka jääks mingisugune jalajälg. Et saaks võib-olla kedagi aidata. Ma tean, tihtipeale inimesi toidab palju rohkem see, et sa näed, et sa oled kellegile teisele head teinud ja kui selle läbi sa suudad ka endale head teha, ehk sealt tuleb ka raha, millega sa suudad enda elustiili, oma pere elustiili paremini toetada ja luua uusi ja paremaid võimalusi, siis tegelikult ongi, sa ei aita ainult seda ühte inimest. Sa aitad tema pere, sa aitad enda pere ja läbi selle
väga paljusid teisi, sest kui sa lased raha käiku, siis see ju toidab väga-väga palju inimesi. Ja noh, millest ma sain suht kiiresti aru, millest ka selle aasta alguses on olnud juttu ja mulle tihtipeale meeldib see, et mingid vanad tarkused tulevad kogu aeg kuskilt kaudu uuesti välja. Ehk jällegi, kui ma tahan saada midagi, siis ma pean olema kõigepealt midagi enamat. Ja see oli üks õpetusi, mis juba algusaegadel mulle öeldi, et mis on väga lihtne reegel, me oleme kõik seda kuulnud. Be, do, have, on ju. Ehk ole, tee ja siis sa saad. Ehk see eneseareng, isiklik kasv ja see on minule kindlasti selle aasta teema, et ise kasvada rohkem ja läbi selle aidata teistel kasvada ja siis kasvatada ka äri. Et nagu ma mäletan, kas see oli Zig Ziglar, kes ütles, et kõigepealt kasvata oma tiimi, aita oma inimesi, aita neil kasvada ja läbi selle kasvab sul ka äri. Siis nii see on. Kui me kõik kasvame koos, siis me kasvatame Eestis äri, me kasvatame ülemaailmselt äri ja kõigil saab olema elu palju ägedam, palju lahedam ja teostada just neid unistusi, just elada sellist elustiili, mida me kõik tahame. Ehk väga lihtne reegel. Kõigepealt oleme, siis teeme ja siis saame. Ja no, kui rääkides sellest programmeerimisest, siis minul oli sellega päris palju tegemist. Mul on väga hea meel, et paljud inimesed, kes on siinoni jõudnud, on juba palju varem leidnud endale teekonna enesearengus. Mul endal, kui siin enesearenguga tegelesin, siis mingil hetkel tuli aru saama, et kunagi lugesin sellist raamatut väga palju nagu Dr. Dolittle. Need on 2 erinevat osa vähemalt. Ja noh, see raamat on suht kapsas, sest ma lugesin seda uuesti ja uuesti, mõlemad 2 raamatut lugesin uuesti ja uuesti nii palju, et ma ei tea, võib-olla ta ongi nii kapsas, et ma ei mäleta, et ema oleks mulle võib-olla isegi vastu pead pannud sellega, et mingil hetkel ütles küll, et ma panen sulle vastu pead sellega, sest sa kindlasti ei hakka rääkima loomade keeles. Sinust arvatavasti ei saa Dr. Dolittle, et loe vahest midagi muud ka. Ja kui ma nüüd oleks natuke targem olnud ja natukene paremini seal raamaturiiulis lehitsenud ja vaadanud, mis seal on, siis ma oleks võib-olla heal juhul komistanud ka sellise raamatu peale, mis oli üpris seal kõrval. Paljud on kindlasti lugenud, kuidas võita sõpru ja mitte mõjutada, aga siin on mõjustada inimesi, sest see on 80ndate tõlge. Ja oleks ma seda raamatut kunagi varem oma elus puudutanud, ma arvan, et ma oleks saanud inimsuhetest palju paremini aru varasemalt. Oleks palju kiiremini inimesed hakanud meeldima ja mina oleksin hakanud inimestele võib-olla kiiremini meeldima. Ehk see, et kui me ehitame mida iganes oma elus, siis lõppude lõpuks on ikkagi need inimesed, kes on meie ümber, kes mõjutavad seda kõige rohkem, et milline see meie elu lõppude lõpuks on. Kindlasti paljud on kuulnud, et sa oled keskmine oma 5 kõige lähedamast inimesest, mida on öelnud härra Jim Rohn. On see finantsiliselt, on see tervislikult, on see mis iganes elustiili puhul, sa oled keskmiselt seda, mis on 5 sinu kõige lähemat inimest. Ja see, kui ma selle raamatu ka kunagi läbi lugesin, siis avas ikkagi silmi palju rohkem kui Dr. Dolittle. Ja läbi selle, kui ma hakkasin ka teisi raamatuid kuulama ja lugema, siis see programmeerimine, see muutis kindlasti mu mõtteid, muutis mu hoiakud nii enda kui maailma kui oma võimaluste suhtes, sest tihtipeale varasemas elus ma kuskil peegelpilti nägin ja siis ma ütlesin ainult, et no jah, sa oled selline luuser, et sinust ei ole mitte midagi. Tänapäeval ma sellist sõnumit endale ei edasta. Et tänapäeval ma kindlasti manifesteerin ja ütlen endale natuke paremaid asju. Ja läbi selle ongi, et kui me siis ka oma mõtteid ja hoiakut sellega teeme piisavalt tööd, siis meil tulevad ka tegevused paremini välja, mille kaudu tulevad ka paremad tulemused ja moodustub ka see elustiil, mida me tõesti tahame siis elada. Ja noh, kui juba otsiti võimalusi, siis loomulikult ma mõtlesin ka, et okei, aga mis oleks siis selline ülimalt hea võimalus, sest on mul sõpru, kellel on autopoed, müüvad autosid, ma ei ole väga autofriik, autodega mulle meeldib sõita,
aga ma ei ole putitaja, ma ei ole nendega diilija. Proovisin kunagi ise ka maakleri tööd, aga ma ei leidnud, et see oleks selline, millega oleks lõpmatuseni tahtnud tegeleda. Ja kui mõelda siis ka erinevate ettevõtluste puhul, siis ka frantsiisiärisid ma mõtlesin erinevaid. Mingid olid sellised, millega ma võtsin kontakti, millesse mul esiteks ei olnud võimalust, et isegi alustada, aga mõned olid ka sellised, mis tõesti ei kõnetanud. Et näiteks sellised kuldkaarega M, kus on seina peal, siis no sellist ettevõtet mina ei tahaks tekitada endale, teades, mis see tekitab inimestele. Ja teades, et paljud sellised frantsiisi ettevõtted, mis on ka tõesti edukad, siis ka mina uurisin neid, siis alginvesteering, et saada üldse see frantsiisi õigus, hakkas sealt 300 000 eurost ja ülespoole. Siis mul ei olnud nagu seda, et lähme nüüd pangajuhataja juurde ja räägime. Aga 2011 juba, kui minul ette toodi ettevõte, kus mulle räägiti, et kuidas ta töötab, eriti vaadates, kuidas ta töötab täna, kui laialdaselt. Räägiti toodetest, juba sel hetkel tooted olid väga suurepärased. Mulle öeldi, et näiteks Eestis, Soomes, kuna see oli see põhiturg, kuhu sel hetkel fokusseerisime, et vähemalt 85–90% inimesi tarbib umbes samalaadseid tooteid. Mõtlesin, no see on küll tore, olgu, et ma ise sel hetkel ei tarbinud neid tooteid. Aga see, et potentsiaal on olemas, suurepärane. No, siis on selline asi nagu kompensatsiooniplaan. Et kui hästi sa saad tasustatud. Ja juba sel hetkel oli see ahvatlus, et keegi ei öelnud mulle, et Margus, näe, me kirjutame sulle numbri otsa ette, see on sinu limiit. Üle selle unusta ära. Ei, mulle öeldi, et kas sul on võimalus minna ja teenida nii palju, kui sa iganes soovid. Ja see oli mulle esmakordne, kui üheski ettevõttes on öeldud, et kuule, no aga ütle oma number, kuhuni sa tahad jõuda. Mitte, et näe, siin on see number, kas sa võtad vastu või ei võta. Süsteem. No sel hetkel ma võib-olla ei saanud aru, aga tänaseks ma olen aru saanud, et ükskõik mida sa ehitad ja kui sa tahad ehitada seda võimalikult edukalt ja suurelt, siis seal peab olema töötav süsteem. Ja ma olen kunagi selles kuldsete M-tähega illustreeritud seinade vahel ise töötanud. Ja ma olen aru saanud, et seal oli väga selge süsteem, seal oli selline paks must raamat, mille vahel oli täpselt räägitud ka näiteks seda, et mida pidi lauda pühkida. Kui palju panna mingit asja millegi vahele. Ja kui panid rohkem, siis said pikipäid ja jalgu. Ehk kindel süsteem, kuidas midagi teha, kui palju teha ja nii edasi. Ja meie ettevõtluses on täpselt sama teema. Ehk lihtsalt alusta sellega, mida teised on teinud ees, järgi sama süsteemi ja sa jõuad sinna, kuhu sa tahad jõuda. Ja loomulikult see, et millised inimesed siis seda ettevõtted juhivad. 2011, kui mulle räägiti sellest võimalusest täpsemalt esimest korda, siis samal õhtul lendas seesama Örjan Seele, kellest ma juba mainisin, kes on üks ettevõtte asutajatest, lendas Helsingisse ja mul oli võimalus kohtuda temaga. Ja olgu, et ma alguses võib-olla ei arvanud, et see ettevõtlus oleks päris minu jaoks. Kui ma kuulsin seda härrat, kuidas ta ennast väljendas, kuidas ta seda visiooni joonistas, kuhu ta oli minemas ja mis ta oli juba saavutanud, siis no ma olin selleks ajaks õppinud ka seda, et tegijad ütlevad jah kiiresti. Tegijad ütlevad jah kiiresti. Ütle kõigepealt jah ja siis hakka õppima, mis teha. Mitte, et sirvi pool aastat mingeid raamatuid, proovi endale asi selgeks teha, ilma et sulle keegi näiteks praktikas ja siis ütle jah. Ei, ma olin, okei, ma hüppan vette, see keeris on juba olemas, ma hüppan vette, küll ma õpin ujuma. Keegi võtab mind endale ka kaasa ja nii see asi oligi. Sest süsteem oli see, mis aitas kõiki meid edasi minna, mis aitab tänapäeval samamoodi kõiki edasi minna. Ehk see oli ettevõtte nimega Zinzino. Ja tänaseks, kui võtta see ettevõte, millega meie alustasime koos Viktori ja paljude teistega 2011, vaadates, kuhu ta on tõesti jõudnud täna, siis jah, ta on otsemüügi kuldstandard ehk kindlasti 5 tärni võimalus ükskõik kellele.
ja olles ka täna väga rahvusvaheline, sel hetkel, kui meie alustasime, oli avatud 7 turgu. Tänaseks meil on võimalus oma äri ehitada üle 100 turu. Neist 52 või 53 on täiesti ametlikult avatud ehk töötavad juba massiivsemalt. Ettevõte on ka Nasdaqi börsil, mis annab võimaluse sulle olla ka ettevõtte omanik. Ja mis oleks veel toredam, kui ehitada ettevõtet, mis kasvab suure jõudsusega, millel on potentsiaali rohkem kui varasemalt, sest tänapäeval ei ole ainult see, et oleks seal 85–90% inimesi, kes umbes midagi taolist naudivad, vaid meil on kindel see, et maailmas 95, võiks öelda 97% inimesi vajavad neid tooteid, mis me pakume, et elada iga päev kvaliteetsemat elu. Ja meil on tõesti, meil on toode, mis mõjutab väga edukalt paljude heaolu ja tervist 97%. Ja see on nagu ulme tulemus minu arust. See, et esiteks sul on potentsiaal, aga sul on ka tulemused. Ja see on üks põhjus, miks Zinzino on täna nii edukas, kui ta seda on. Ehk millest me räägime, on toitumine. Me räägime testipõhisest toitumisest ja ise ka olles endine eratreener olen kogu aeg seda jälginud. Olen ka ise erinevaid omega-3 tooteid tarbinud ja ka sel hetkel, kui mulle räägiti Zinzinost ja kui meil tuli testipõhine toitumine, siis ma olin täiesti kindel, et minu testid on suurepärased. Samal arvamusel on täna circa 500 miljonit inimest, kes tarbivad mingisugust omega-3 toodet, aga kahjuks 97%, kes selle testi teevad, siis samamoodi nagu mina, failivad sellest. Ja see oli mulle selline omamoodi äratus, et mis mõttes. Ma vaatan väga täpselt, mida ma söön. Ma kasutan neid tooteid, investeerin oma kõvasti tehtud töö eest teenitud raha, investeerin oma heaolusse ja ma ikkagi ei saa optimaalseid tulemusi. Mis mõttes? Ja teine selline mulle avav nüanss oli see, et tuleb kontrolltestimine 4 kuu pärast. Räägin sellest ka kohe. Ja samas on palju inimesi, kes teevad väga palju erinevaid otsuseid oma tervise ja heaolu jaoks. Ka selle aasta alguses väga paljud on teinud otsuse, ma arvan, et tänaseks kuupäevaks paljudel on need otsused juba raugenud, kahjuks. Aga väga paljud inimesed, näiteks statistika räägib, et 1 miljard inimest kasutab mingisuguseid toidulisandeid, vitamiine, 1,5 miljardit, neil on mingisugused spetsiaalsed toitumisharjumused. Ehk põhimõtteliselt 200 miljardit inimest maailmas teevad midagi oma tervise heaks, aga enamus ei saa esimesest testist rohelise tulega läbi. Ja miks see probleem on nii? Ongi sellepärast, et toitumine, see, mis ta vanasti oli, kui ise said ka veel käidud vanaisa vanaema juures ja põllu pealt nopitud marju või mida iganes porgandid suhu, siis tänapäeval see toit lihtsalt ei ole sama. Esiteks muld ei ole sama toitev, siis kõik need mürgid, saastad, mis õhus lendavad ringi ja loomulikult see, et tänapäeval toitu enam ei kasvatata, vaid toodetakse. Ja üks kõige suuremaid probleeme seal on ka, et kuidas seda toitu kasvatatakse ja see on ju ikkagi väetoit, mida loomadele sisse söödetakse ja tihtipeale jõuamegi selleni, et hästi paljust toidust me saame liiga palju selliseid rasvhappeid, nagu on omega-6, mis on väga oluline meie organismile, aga kuna seda tuleb liiga palju suhtes omega-3-ga, keskelt läbi Euroopas 15 korda rohkem saame omega-6, siis see tekitab meilegi jälle tervislikke probleeme. Sest omega-6 on selline, mis võib tekitada sulle põletikku ja kui sul on pikema aja jooksul põletikuline toitumine, siis sealt vaikselt hakkavadki kerkima mõnele kiiremini, mõnele aeglasemalt terviseprobleemid. Nagu siin ka hiljuti ise kuulsin ühe tuttava käest, et oi, ma ei tea, aga kuidas, aga järsku tekkis mingi päris suur terviseprobleem. Aga need, kes rohkem on teadlikud, siis nad saavad aru, et see järsku ei ole järsku, vaid see on toimunud seal aastate või aastakümnete jooksul, kui seal organismis on olnud põletik, mida me ei tea, me ei tunne ja see tähendab seda, et sa ei ole tasakaalus ja
hommikul sa ei ärka niimoodi, et üks käsi on taeva poole, teine on põranda poole, et oi, nüüd ma olen tasakaalust väljas. Vaid seda on ainult võimalus saada teada, kui me teeme testi. Ja ka mina tegin testi. Minu esimene test oli 7,91. Ja nagu ma juba ütlesin, ma olin väga-väga üllatunud, samas väga šokis, et mina kui väga teadlik toituja, eratreener, investeerin, olen see mees, kes kuskil riiulite vahel toidupoes sa näed, ma olen see, kes loeb, et mis midagi sisaldab. Ja samas oli toitumise test näitas punast. No siis vaadates jällegi teiste inimeste poole, siis ma ei olnud ainus, et nagu juba varem mainitud, siis 97% inimestest maailmas vajavad seda, mida me pakume. Erinevates riikides, erinevates maaosades on rohkem või vähem vajadust, aga põhimõtteliselt võime öelda, et terve, kui räägime ärivõimalusest, siis terve maailm on see, kus me saame äri teha. Ja no, kuna me oleme teinud juba 1,6 miljonit testi, siis on meil ka kõige suurem andmebaas selle teema osas ja kõige ägedam on loomulikult ka näha seda, et kui inimesed kasutavad meie programmi ehk terviseprogrammi vähemalt 4 kuud, siis 95% neist, kes teevad seda isiklike soovituste põhjal, siis jõuavad õigete tulemusteni. Ja ainukene, mida nad on selleks kasutanud, on toode nimega Balance Oil. Ja see on kõige meie tervise vundament, ehk läbi selle me saame oma rakud töötama paremini, mis tähendab ka see kõik muu imeline, mis me suust sisse paneme, hakkab paremini imenduma ja annab rohkem jõudsust meie organismile. Ja põhimõtteliselt 3 sekundiga päevas kasutades Balance Oili ja circa 40 euroga kuus, sa saad oma suht kehvast toitumisest tehtud väga hea toitumise. Ehk sa saad ehitatud vundamendi, mis aitab sulle juba palju paremate tulemusteni ja loomulikult, kui tahad veel rohkem optimiseerida, nagu ise olen seda teinud, siis mõni eurot juurde ja sa saad ka kõik muud vajalikud toitained, unustamata loomulikult tervislikku toitumist. Tihtipeale mult küsitakse, et aga kellele seda vaja on. No kui me räägime juba 97% maailmas, siis see juba peaks ütlema, et enamus vajavad seda. Ja ongi, et erinevates elujärkudes me vajame seda erinevatel põhjustel. Aga põhimõtteliselt juba siis, kui beebi on ema kõhus, on tal seda vaja hakata tarbima. Ja nagu ma ise olen öelnud, siis nii kaua, kui siin tahad õnnelikult ja tervelt maa peal kõndida, siis tarbi seda. Et üks minu võib-olla mõnele tundub imelik eesmärk on see, et surra tervelt. Ehk ma olen liiga palju näinud inimesi, kes on viimase 10, 15, 20 aasta jooksul oma viimastest eluaastatest jooksnud mööda haiglaid, jooksnud mööda arste, tegelenud oma terviseprobleemidega, siis mina ei taha seda. Ma tahan tervelt elada, ma tahan sporti teha kas või viimase päevani ja tõesti niimoodi elada, et nagu kunagi iidsel ajal arvatavasti meie esivanemad, et nad on seal kuskil põllu peal, kas pannud kartulit maha või võtnud kartulit ja elanud tervelt, elanud rõõmsalt, järsku on sussid püsti ja kõik. Aga et ei ole seda, et jooksed seal arstide järel ja nii-öelda naudid neid erinevaid ravimeid, mis üks ravim on selle jaoks, et teise mõjusid kuidagi toetada või tühistada või mis iganes. Et neid asju isegi enda vanustes meestes, naistes näeb juba tänapäeval liiga palju. Ehk väga hea võimalus võtta vastutus enda tervise eest ja teha seda mõtlikult ja teadlikult. Ja siin on erinevad tegurid, mis on siis meie tootepõhised, mis tekitavad meile kasutegureid ja ütleme, et need on omamoodi vaadates on täiesti baas, asjad, mis peaks olema kõigil korras, tihtipeale need ei ole, mida on hea toetada. Ja samas ma ütleks, et need, mis siia on välja toodud, no see ei ole isegi, see on väikene algus, et tihtipeale oleme näinud, kuna organism on nii tark ise, et mis ta lõppude lõpuks suudab ära teha,
olenevalt jällegi sinu elustiilist, siis see on ainult hea vundament, kust hakata pihta, aga see on väga oluline vundament. Minul oli see, et ma olin alguses ka suht skeptiline, kuna oligi hästi palju erinevaid toidulisandeid tarbinud, kõik ütlevad, neil on kõige paremad, meil töötavad nii ja naa. Tihtipeale loed lihtsalt sealt purgi pealt, et ta peaks toimima umbes nii ja naa. Ja siis, kui meile tutvustati ka seda toodet, siis ma mõtlesin, no jaa, et järgmine toode, et mida öeldakse, et see töötab nii ja naa. Aga loomulikult juba esimene selline äratav moment oli see, et okei, aga võtame testi sult, et vaadata, kas sul üldse on vaja seda. Ja teine oligi see, et aga võtame sult kontrolltesti 4 kuu pärast. Skeptilise inimesena ja meil oli ka soovitus sel hetkel, kuna oli täiesti algaeg selle toote esindamiseks, soovitati, et võtta test juba 2 kuu pärast. Ja endale üllatuseks oli 2 kuu pärast juba minu testi tulemus 3,9 ühele. Ja siis 4 kuu pärast kokku oli 2,2 ühele. Ja läbi selle hakkasid vaikselt aru saama, et mis on need tervislikud mõjud. Alguses ma kohe mingeid imetundeid ei saanud, sest juba elad tervislikult, siis ei ole niimoodi, et vau, nüüd mul tuli valgus. Aga tihtipeale tundsid, et midagi on natukene teistmoodi. Ma olen küll alati olnud hea magaja, aga ma usun, et magamiskvaliteet või unekvaliteet muutus paremaks. Kindlasti, mis siiamaani, mis paneb mind imestama, on see, et taastumine trennist kordades kiirem kui aastatel, kui ma olin 20–25. Ja olles täna 47, siis aina paremaks läheb. Ja täna viimane test, mis ma tegin, oli 1,5 ühele, ehk siin olles juba päris kaua tasakaalus, siis tundub, et organismi töö läheb aina paremaks. Aga mõtle nüüd ise, mis võiks olla sinu tulemus? Kui sa tarbid omega-3, suurepärane. Kontrolli, kas nad töötavad nii, nagu sulle on reklaamitud. Mina teadsin, et toode, mis maksis palju rohkem kui meie toode, ei toiminud. Samas, kui sa toitud väga tervislikult, mõtle, kas sa sööd merest püütud rasvast kala 3,5 kilo nädalas. Enamus ei söö. Ehk jällegi tasub vaadata, et kas su toitumine toetab sinu tervislikke eluviise või oleks midagi veel, mida saaks juurde teha, et sinu organism töötaks veelgi paremini ja sul eneseolek paraneks veelgi rohkem. Ja paljud on seda näinud ja tänu sellele on Zinzino ka väga edukalt kasvanud, et kui me vaatame ka Zinzino teekonda, et ta ei ole eile sündinud ettevõte, ta on täna juba 20 aastat väga edukalt töötanud ja pole paljusid maailmas ettevõtteid, kes oleks 20 aastat järjepidevalt samamoodi kasvanud. Eelmine aasta me lõpetasime üle 300 miljoni euro käibega. Meil oli kokku üle 880 000 kliendi ja päris selleni, mis oli pürgimus 2025 jõuda esimese miljoni kliendini, veel ei jõudnud, aga ma olen täitsa kindel, et me jõuame 2028, kui meil on eesmärk olla nii-öelda üks maailma ükssarvikutest ehk 1 miljardi euro käibega ettevõte, siis me jõuame kindlasti 2,5 miljoni kliendini, kui mitte rohkem. Sest juba sellel aastal on ettevõtte eesmärk, et meil tuleb 1 miljon klienti juurde. Ja mis mulle on alati pakkunud väga suurt heameelt ja omamoodi selline ambitsioon ja huvi ka tuleviku vastu rohkem on see, et Zinzino mõtleb väga-väga pikaajaliselt ette. Ei ole niimoodi ainult, et vaatame, et kuidas see aasta läheb, et kas me edasi läheme või ei lähe, vaid juba siis räägiti meile, kui me alustasime aasta 2020-2025 eesmärkidest, täna me räägime eesmärgist vähemalt aastasse 2050, kus on eesmärk, et ettevõttel on vähemalt 100 miljonit klienti. Ehk nagu ma ütlesin alguses, me oleme täiesti alguses alles. Sellepärast ongi mul väga hea meel kõigi nende partnerite üle, kes täna on meiega alustanud, sellepärast et teie teekond on väga hästi silutatud, sest ettevõte on palju arenenum, meil on kõik töövahendid, meil on kõik teadmised, oskused ja meil on väga kogenud partnerid, kes aitavad teil palju kiiremini neid edusamme teha, kui mis see oli
võimalik meile, kui meie alustasime. Ja väga lihtne on ka see, et sa ei pea mõtlema, et okei, kas ma pean nüüd pangast minema laenu võtma või millega tegeleda. Sa lihtsalt sõlmid Zinzinoga ärilepingu. Meil on erinevad töövahendi paketid, mis tasub siis enda jaoks soetada, sest ettevõte on nagu ettevõte ikka. Kui sa avaksid endale restorani ja sul ei oleks laudu, toole, sul ei oleks toidu tegemisvahendeid, midagi muud, siis sa väga seda restoranis toitu kellelegi ei paku, on ju. Ja sama on ka meil, et kui me ise ei tea, mida me teeme, kui meil ei ole teatud töövahendeid, kui meil ei ole kogemust oma toodetest, siis on väga halb kellelegi seda soovitada. Et kui ma soovitaks nüüd, et näiteks omega-3 kellelegi ja ütleks, et sina võiksid osta seda, aga ta küsib, et aga kus sa ise ostad, siis ma ütlen, et no ma ostan endale Selverist, siis vaevalt, et ta siis mult ostab seda, on ju. Vaid ta läheb ka, kõnnib Selverisse ja ostab ka midagi sealt. Ja siiamaani me teame, et sama toimivaid tooteid ei saa mujalt. Aga mis on meie eesmärk, on aidata siis Zinzinol ehitada kliendibaasi ja seda on võimalus teha 2 viisil. Kas siis keskendudagi ise kliendibaasi ehitamisele, hankida kliente Eestist, teistest riikidest, online, offline võimalused, väga palju erinevaid mooduseid, põhimõtteliselt kuidas seda äri ehitada, siis ainult sinu ettekujutus on piirina. Ja teine võimalus on loomulikult see, et ehitada endale suurem organisatsioon, anda ka teistele võimalus selle äri ehitamiseks, kas siis lisaraha teenimiseks või enda unistuste elu või unistuste karjääri ehitamiseks. Ja läbi selle me saame kindlasti kordades kiiremini ehitatud endale suurema äri ja anda ka teistele võimaluse ehitada nii suur või väike äri, kui nad iganes soovivad. Ja nagu öeldud, keegi sulle piire peale ei pane. Aga sa võid endalt küsida, et okei, aga milline oleks see rahasumma, mis muudaks minu tänast elu? Et kui sa mõtled eelmise aasta peale, kas oli mingi hetk, kui oli finantsiliselt selline situatsioon, et kui sul oleks rohkem olnud kontol raha, siis sa oleksid võinud endale, oma perele, kellelegi teisele võimaldada midagi enamat. Ehk mis oleks selline rahasumma, mis konkreetselt muudaks sinu tänapäevast elu ja võimalusi? Ja oli see mis tahes summa, ma ütlen seda, et kui sa selle räägid sellele inimesele, kes sind on täna siia kutsunud, ta kindlasti ei naera selle üle. On see siis 900 eurot, on see 30 000 eurot, lihtsalt tehakse sinu jaoks plaan ja siis me hakkame koos seda teostama. Ja see ongi kõige ägedam, mis on Zinzino juures, võrreldes teiste äridega, et sina oled see, kes endale need standardid loob. Ja üks selline tabel, mis mulle näidati algusaegadel juba kui ma otsemüügiga tutvusin, oli selline, kus räägiti, et okei, ja küsiti mult ka, et okei, et aga kui kiiresti siis sinu sissetulekud on arenenud. Ja kui me oleme tavatööl kuskil olnud, siis enamjaolt meile antakse mingi teatud palk ja väga kiiresti see ei muutu. Võib-olla mõne aasta jooksul mõned protsendid kuskil kasvab, võib-olla vahepeal saad mingid boonused, aga enamalt ta on ikkagi suht sama. Siin aga öeldi, et okei, aga ehita kliendibaas, ehita võib-olla endale tiim, sest näiteks mina kindlasti, kui ma mõtleks sellele, et ma tahaks 1000 klienti tekitada, jah, ma võin üksinda minna ja hakata seda müüki tegema, aga ma parem annan võimaluse, ütleme, 25 inimesele, aitan neil tekitada endale vähemalt 40 klienti, koos tiimina meil on juba siis 1000 klienti, aga samas neil on nüüd oskused ja teadmised, et nad võivad ehitada endale tuhandeid kliente enda tiimidesse. Ja ongi, et mida rohkem meil on tiime, mida rohkem meil on kliente, siis ka juba su esimesest kliendist hakkab sulle tekkima ka selline, ütleme, passiivne või royalty või automatiseeritud sissetulek. Et mul ka parimad kliendid, kes on minuga olnud, on üle 13 aasta, mis tähendab, et ma olen teeninud 100 kordi selle pealt, kui klient on nautinud paremat elu kvaliteeti. Ja siis ongi, et mingil hetkel, kui sul on piisavalt suured tiimid, mille kaudu on piisavalt suur kliendibaas, siis kui sa muidu paned tavaliselt alati see 40 tundi nädalas ja sa teenid teatud summa, siis mingil hetkel siin äris, jah, sa võid oma teenistuse lasta kas või nulli. Näiteks ma tean siin märtsis näiteks lähme Balile ja seal on
paljud inimesed, kes on seal palil nädala, on paar, mina esimest korda kogesin seda Cinzino põhimõttes 2013, kui me käisime Victoria ja paljude teistega käisime USA-s ja tõesti oli situatsioon, kus sa olid puhkusel, sa kasutasid raha, aga sul kontole tuli kiiremini ja rohkem raha, kui sa jõudsid ära kasutada. Ja no see oli selline situatsioon, mida mul ei olnud varem olnud. Ja sama võimalus on meil kõigil. Ehk kui sa oled piisavalt teinud, sa oled piisavalt jaganud seda võimalust, sul on piisavalt suur kliendibaas, siis nagu seda ütleb Warren Buffett, et sul on võimalus teenida ka siis, kui sa magad. Ja minu jaoks selline situatsioon võrdub ainult ühe asjaga ja see on, kus ta mul jäi, oli vabadus. Vist juba tuli. Ehk see ongi see, et sa võid veeta aega oma perega, võid reisida, võid teha mida iganes ja sul teenistus kogu aeg tiksub. Versus, et kui ma olin eratreener, klient läks uksest välja, rohkem ma ei teeninud. Siis kui ta tuli uksest sisse, aga minu teenistust ei võtnud, tegi ise trenni, mina ei teeninud. On ju? Et siin on, näiteks ongi, miks paljud terviseprofessionaalid, eratreenerid, massöörid, kliinikud ja nii edasi kasutavad meie ärimudelit, ongi see, et nad teenivad ka siis, kui see klient ei ole nende ees. Või oli see mis tahes ettevõtlusmoodus, sa teenid ka siis, kui see klient ei ole seal sinu juures, ta on kodus, ta naudib oma tooteid, naudib paremat elukvaliteeti ja sina teenid iga kuu. Ja no ka see, et meil antakse kätte sellised ankeedid ja öeldakse, et aga palun ole nüüd tore ja kirjuta üles, et mis on sinu kõige suuremad unistused, mis on sinu kõige suuremad eesmärgid, räägi sellest oma mentori, oma koolitajaga, teeme jälle konkreetse plaani ja hakkame teostama. Mitte nii, et öeldakse, et näe, sa pead olema tööl sellel kellaajal, seal kohas, tegema tööd selle inimesega koos ja see on see palganumber, mida sa iga kuu teenid. Vaid ei, sulle öeldakse, kirjuta üles, vahet ei ole, kui suured või väiksed need su unistused on, kirjuta üles kuupäev, millal sa tahad seda saavutada, saada, nautida ja hakkame koos tegema. No see on minu arust, see on ulme. ja see on nii äge, et siin on aastate jooksul tõesti näinud inimesi, kes ongi oma nii väiksemad kui ka suuremad unistused saanud läbi sellise tegevuse, läbi teiste abiga teostatud. Ehk põhimõtteliselt see äri on võtmed kätte, mudel, sul ei ole vaja kõike selgeks õppida, mis on võib-olla soovitatav nagu mis tahes alal, kui sa oled energiline, entusiastlik, ka siis sa saad paremad tulemused kui see, et sa oled väga teoreetiliselt ennast targaks õppinud. Et kõige ägedam ongi see, et minu teha oli lihtsalt rääkida inimestele, kellel ma arvasin, et selliseid tooteid või ärivõimalust oleks vaja. Aga ma ei olnud ka ise see, kes rääkis, vaid ma kutsusin nad kohtuma oma mentoriga. Tema rääkis, kui klient ütles, jah, ma tahan neid tooteid tarbida või keegi tahtis äri alustada. Minu äri kasvas ja mina teenisin. Ainukene küsimus, mis sa võid sel hetkel oma mentorile küsida, on see, et kuule, kui palju inimesi veel või kutsuda ühe päeva jooksul? On ju? Et see on ainukene küsimus. Ja nagu öeldud, me oleme täiesti alguses, et see, mis me see aasta kavatseme teha, meil on eesmärk, et ettevõte toob ärisse vähemalt meie abiga siis vähemalt 100 000 uut partnerit, me tekitame 1 miljon uut klienti, selle läbi tuleb vähemalt 5000 uut taset, kus inimesed teenivad seal circa 1000 eurot kuus, vähemalt 1200 uut teemandit, mis on üks kõige enam soovitud tasemeid, sest siis sa hakkad teenima juba 4-5 000 eurot kuus ja vähemalt 300 uut krooni, kus siis juba paljud mõtlevad, et nad võivad olla mingil määral majanduslikult vabad, sest nad teenivad seal pluss 12 000 eurot kuus. Ja vahet ei ole, kas sa täna kuulsid esimest korda Cinzinost või juba mitmendat korda, siis sul on võimalus olla ükskõik millisel nendel tasemetel või jõuda ka kaugemale, oleneb täiesti, kui ambitsioonikas oled sina. Sest Cinzino eesmärk on tekitada vähemalt 3 miljardit Rootsi krooni käivet, see on siis circa 450 miljonit.
Ja kui me mõtleme, et Zinzino maksab välja erinevate boonuste ja tasudena vähemalt 50% oma käibest, siis meil on päris suur hulk raha, mis on jagamisel. Ehk sinu teha lihtsalt otsustada, kui suure lõigu sellest koogist sa tahad endale, öelda see summa või võimalus oma mentorile ja nagu öeldud, siis me hakkame teostama. Ja ka Eestis meil on oma eesmärgid. 2030 on meil eesmärk, et meil on vähemalt üle 52 000 kliendi. Eelmine aasta jah, me jõudsime üle 5000 kliendini, seega palju õnn meile kõigile ja ma olen päris kindel, et see aasta meil tuleb kindlasti rohkem kui 8000 klienti kokku ja seda ainuüksi Eestis, et tegelikult hetkel on see pluss 5000 klienti on ka muudest riikidest. Aga Eesti on meil selline kasvumaa, millest just eelmine neljapäev sai räägitud jälle koos Viktori ja teiste liidritega, ettevõtte asutaja Örjan Seelega, kes ütles, et on suht kindel, et kui seda äri jällegi teha süstemaatiliselt ja ambitsioonikalt, siis 2050 võib Eestis olla päris kindlalt vähemalt 200 000 klienti. Ja kõige olulisem ongi see point, olla paadis. See on olnud võib-olla minu kõige suurem õppetund siin äris. Need, kes püsivad paadis, need, kes pidevalt tegutsevad, need ka jõuavad ja saavutavad. Et vahet ei ole, mis on sinu võimalused täna, aga kui sa vajutad meiega koos gaasi, siis on täitsa kindel, et sa jõuad väga kaugele siin äris ja saad saavutatud oma unistuste elu. Ja jällegi, meil pakub ettevõtte erinevaid ressursse, kui sa näiteks tahad nüüd tutvuda täpsemalt ka meie toodetega ja teadusega seal taustal, siis homme on võimalus ühe meie peadoktoriga Zoomiks, kus on siis doktor Paul Clayton. Siin on ka näha Zoomi ID number, aga küsi link näiteks oma tuttavalt, kes on sind täna siia kuulama kutsunud ja saad täpsemalt kuulda, et mis on siis see teadus, mille põhjal Zinzino ettevõtte tootebaas on üles ehitatud. Ja kui tahad rohkem kogeda, et millist energiat siis ka Eesti tiim tekitab, siis oled tere tulnud ka meie Pärnu eventile, mis toimub juba veebruaris, 7.–8. veebruar. Ja see on 2-päevane koolitus, kus siis on koolitusi, on workshopi, meil on tulemas väga äge kick-off pidu ja enne seda on meil ka tulemas väga äge Silver Plus taseme liidrite koolitus, kus meil on koolitajaks üks otsemüügiala legend, Tom Big Al Schreiter, kelle käest saad väga täpseid praktilisi juhendeid, et kuidas oma ettevõtlusega edasi minna ja seda kasvatada võimalikult suureks. Piletid saad osta oma koolitajatelt, oma tuttavatelt ja väga hea võimalus on, et hetkel sa saad veel pileti kuskilt natukene odavamalt, kui mis see on praegu siin. Aga samas, kui mõelda, et kui kvaliteetsed on meie koolitused, 2 päeva koolituse ja workshopide eest, ütleme 3 päeva, sest Big Alli koolitusele see nii naljalt ei saa, siis 79 €, see on nagu naljanumber. Kindlasti tasub see ära kasutada ja nagu meie üks kõige sinisemaid partnereid, härra Tanel Ermel, meie teeman, siis tema ütleb, et kindlasti tasub juba ainult ka selle peo pärast sinna kohale tulla, pluss kõik see äge, et sa saad seal spaad nautida ja nii edasi ja saad veel ka endale toa broneerida väga palju odavamalt. Seega, mis on Zinzino ettevõtlus? Mulle väga meeldib see põhimõte, mis siin on välja toodud. Et Zinzino ettevõtlus tähendab, et sa ei ehita oma teekonda üksi. Sinu ümber on väga toetav kogukond ning sul on kasutada lihtne ja tõhus süsteem, mida järgides on igal ühel võimalik saavutada edu. Selle käigus arened inimesena, nagu räägitud alguses, areng inimesena on väga-väga oluline, sellest hakkab kõik pihta. Naudid kindlasti paremast tervisest kui enamik inimesi maailmas ja kui teed järjepidevalt tublisti tööd, võid kujundada endale elu, millest enamik vaid unistab. Kui sa unistasid eelmine aasta, kui sul on mõni tuttav, kes unistas eelmine aasta, tee selle see teenus, kutsuda kuulama meie äriseminari, jaga seda salvestust, tulge kohale meie eventile,
võtke nii-öelda härga sarvist, lõpetame unistuse, alustame tegudega ja teostame kõik teie unistused järgmiste aastate ja aastakümnete jooksul. Mina tänan.